Ma arvan, et 3 kõige lihtsamat sammu on see, et sa paned oma une fookusesse. See, ma arvan, on väga hea samm ja see nõuab lihtsalt võib-olla natukene ümberkorralduslikke asju oma elus. Et et ei vaata õhtul hilja telekat, vaid lähed varem magama ja vaatad oma seriaalid nädalavahetusel järgi siis näiteks. Et see une fookusesse panemine, ma arvan, on üks väga oluline samm ja tegelikult on üsna lihtne teha, see ei maksa sulle mitte midagi. Sa lihtsalt nagu vaatad, et kas need põhivajadused on sul kaetud põhimõtteliselt. Teine väga lihtne samm on see, et mine õue. Nagu iga päev leia sa aeg, 30 minutitki päevas. Mine päriselt õue, sest et me viibime nii palju siseruumides ja selle kunstliku valguse käes. Ja see teistpidi ei toeta ei meie seda ööpäevarütmi ega hormonaalset tasakaalu täpselt samamoodi. Ehk see päevavalguse saamine meie keha jaoks on äärmiselt oluline. See on üks minu kõige lemmikum isegi ja kõige kindlam nii-öelda ka biohack. Et ma lähen õue võimalikult palju kordi tegelikult päevas ja mu töö ka ei võimalda mul seal võib-olla tunde veeta. Aga siis ma teen selliseid kas või 15 minutisi sutsakaid suvalises parklas, spordiklubi ees, kaubanduskeskuses. Kui ei saa isegi seista, siis ma teen auto ukse lahti ja lasen sealt selle päikese sisse ja lihtsalt olen seal. Ja see võib tunduda teistele inimestele veider, aga vahet ei ole, eks. Et see valguse käes ja päevavalguse käes ja õues olemine, ma arvan, on teine väga lihtne ja jälle tasuta asi. Just. Jah, 3. veel, vee joomine. Ka tasuta. Täiesti tasuta. No, pigem on, eks. Et sul on tõesti see piisav veevajadus päevas täidetud, sest me joome äärmiselt vähe vett tegelikult. Kui ma vaatan oma klientega, nad joovad tegelikult liiga vähe.